poliitikud. Saatejuht on staažikas ülekuulaja Reimo Sildvee. 10 küsimust kõlavad igal argipäeval pärast üheseid uudiseid. Raadio 2. Silmad lahti! Kell on 7:45 kohe saamas. Kuulasime siin hetk tagasi siis Peeter Oja ja Black Rocketi uut lugu ja see kandis siis nime Mul on, sul ei ole. Kuidas meeldis uus Peeter Oja lugu? Väga ilus lugu oli, väga ilus, tõesti. Aga Peeter Oja millegipärast kirjutab siis nüüd oma nime Peter Oja. No Rootsi turu jaoks. Rootsi turu jaoks, arusaadav. Mina aga räägin maailma ühest kuulsamast naisest, seltskonnadaamist nimega Paris Hilton. Nimelt tema sai eile 30 ja ta on ahastuses, et ta juba nii vana on. Ütleb, et ma näen vähemalt välja, nagu oleksin endiselt 20. Ja kes ta siis on? Ta on Hiltoni hotelliketi rajaja Konrad Hiltoni lapselaps, kes 2003 aastal sai avalikkuse ees tuntuks sellega, et kodus seksis ühe mehega, filmis ja need sattusid siis internetti. Minu arvast, vabandust, et segan vahele, ei seksinud ta mitte ühe mehega, vaid ikka mitmega. Ja tegi ikka kõigiga filmi. No, seda ma täpselt ei tea. Mina olen näinud ka ühte toredat filmi sellest, kuidas ta käis siis Hollandis, Amsterdami linnas, sõi seal mõnusaid hallutsinogenseid seenekesi ja tõmbas ikkagi ka väikest joindukest. Oligi, oli. Ma ei ole seda näinud. Ei ole näinud. Ja siis tegi ikkagi koos siis oma poissõbraga selle aegsega siis seda vanainimeste asja ka ja muidugi Night Visioniga kaameraga nad seda kõige pimedas filmisid. Sest viisakate inimestena nad tegid seda ikkagi öösel. See ei ole algust lihtsalt näinud. Võib-olla ei ole, jah. Aga siin on ära toodud siis Paris Hiltoni erinevaid lauseid. Ta on niisugune Matti Nüganeni ikkagi niisugune, ütleme siis, aforismide rahva siis paiskaja. Näiteks tema kokkupuudetest reaalse eluga küsib ta, kui räägiti supiköögist, küsib ta, mis asi see supiköök on, siis räägib ta sellest, et mind on mitu korda jälitatud ja tavaliselt suudan ma sellega toime tulla, aga kõige hirmsam oli, kui üks kutt tuli mu isa kontorisse, ütles, et ta on minuga kihlatud. Siis ta räägib, kuidas ellu jääda ja igal naisel peab olema 4 lemmiklooma. Soobel riidekapis, Jaguar garaažis, tiiger voodis ja eesel, kes kõik selle kinni maksab. Väga hästi öeldud. Ainus reegel on ära ole igav ja pane end nunnult riidesse. Kuhu sa ka lähed? Elu on liiga igav, et halli massi sisse sulanduda. Ära ole igav ja pane end nunnult riidesse. Kuidas sul on sellega? Mina olen ise hoopis teistmoodi, mina olen nunnu, aga panen tõesti igavalt riidesse ennalt. Käin hallide ülikondadega, mind kooli ajal kutsuti juba sääserinnaks, sellepärast aga ei lasknud ennast siis häirida ja ka siiamaani käin selle sama halli ülikonnaga, millega kooliski. Ja ütleb sellise lause ka, et kui sul on ilus nägu, siis pole su tähelepanu tõmbamiseks hiigelvõlts tisse vaja. No, kas Paris Hiltoni sulest ei pärine ka see, et mehe puhul pole välimus üldse tähtis, peaasi, et oleks pikk ja ilus? No võt. Üks mu kangelasi on Barbie, ta ei pruugi mitte kui midagi teha, aga näeb seda tehes alati imekaunis välja. Elus pole suurmat pattu, kui olla igav ja pole midagi hullemat, kui lasta teistel inimestel end käsutada. Endast räägib ta niimoodi, et kui Paris peab pissile minema, siis Paris peab pissile minema. Ma eriti ei mõtle, ma lihtsalt kõnnin. Ta lihtsalt läheb ja teeb selle ära. Paris on väga õige, sest et pissi hädaga on see selline ohtlik asi, et kui jääda selle üle mõtisklema ja nuputama, siis teinekord võib osutuda, et WC on liiga kaugel ja ei jõua kohale ja võib lihtsalt juhtuda õnnetus. Ja väga hea lause. Inimesed arvavad, et ma olen loll, aga tegelikult olen ma targem kui enamik inimesi. Väga õige, Päris. Ka minu arvates oled sa loll, aga tegelikult tuleb välja, et siis targem kui enamik lolle inimesi. Maailmas pole kedagi minusugust. Iga aastakümnel on minu meelest üks blond ebajumal nagu Marilyn Monroe või prinsess Diana. Vaat praegu olen mina see ebajumal. Minu arvates Paris Hilton siin eksib, sest 80-ndate blond ebajumalanna on ikkagi Anna Nicole Smith, kellest just äsja tehti ooper. Tehti või? Ja Pamela Anderson. Pamela Anderson muidugi ka, jah. Nii et natukene Hiltonil tuleb veel siin oodata ja natukene asju rajada. Tuleb olla avatum. No muidugi on ta kabala usku. Ma arvan, et ta ise ei teagi, mis täpselt on, aga ta on vähemalt kabala usku. Nii peab. Ja tal on hea test, et kontrollida sõprust, et kas tüdruk on mu tõeline sõbranna. Kui me poes oleme, valin ühe sellise kostüümi, mis jube kuum välja näeb ja ühe selle, mis on hästi kole. Kui sõbranna ütleb, et see kole näeb hea välja, siis tean, et ta pole hea sõbranna.
kumb pliiat sulle rohkem meeldib, kas see kollane või sinine? Mulle meeldib see, kumb sulle rohkem meeldib, et sa tahaksid, et minule meeldib? Ma küsin su käest, kumb sulle rohkem meeldib? Mulle meeldib rohkem, no tõsta, kumb sulle rohkem meeldib üles, et siis see kollane meeldib mulle rohkem. Mulle meeldib sinine, nii et sa pole õige sõber, sa pole õige sõber. Thanks. Ilmselt oled mingi backstabber. Selge see. Oot nii. Eesti Päevaleht kirjutab sellest, kas sina tead, et sellistest juhtumistest Eestis on hamburgeri järgi siis pandud ühele paisule nimi. Pais on siis teadupärast selline... Hamburgeri järgi on paisule Nehatu või? Nehatu pais. Ja mis arvad, kus on Nehatu pais, kui Tallinnast hakata välja sõitma? Seal vasakut kätt. Just nimelt siis Peterburi maanteel, kus maantee sõidab üle Pirita jõe, seal on siis Nehatu pais ja sinna siis Eesti Energia Iru elektrijaam rajab kalatrepi, et siis kalad saaksid üles alla sõita rahulikult. Trepist skeitida eskalaatori ning likvideerib seal mitu inimelu võtnud keerise. Aha. Keeris võetakse siis ära, aga siia ei ole kirjutatud kahjuks artiklis, kuhu see keeris paigutatakse ja kas on inimestel võimalik sellist, staarmõrtsukat ka oma silmaga näha? Minu küsimus see, et mida see Nehatu tähendab? Neheitu. See on vana, äkki see on mingi vanas võru keeles NATO? Ei, see ei ole mingi võru keel, see on vana rävala, see on vana rävala keel ja niheitu tähendab siis vanas reveli keeles. Ei midagi muud kui sellist väike pirukas. Väike pirukas tähendab see. Hästi väike. Hästi väga väike pirukas. Nehetu, jah. Nehetu. Reveli keeles. Sounds nice. No, võib-olla. Me kuulame veel muusikat, me loeme veel uudiseid ja varsti on aeg hakata rääkima meie nädalat tegijatega.